Nii, tänane 4. päev Mitsi advendikalendrist. Ja mulle täitsa meeldib, et nad lähevad niimoodi sujuvalt natukene raskemaks. Ehk siis siin on aja teema, et andmed on väga huvitavas formaadis, ehk siis siin on 3 esimest numbrit, mis on need põhimõtteliselt, et kui palju aega on, ehk siis 60 siin näites on, et mitu minutit on lennuni aega, 5 on, et kui mitme minuti kaugusel terminal on ja 2 ütleb, et mitu minutit kulub restoranis ühe snäki söömiseks. Ehk siis siin on selline kohvik, kus part või kes iganes see linnukene on, ta ootab seal oma lendu, aga varsti läheb lend ja seal on järjekord inimestest ja igal inimesel läheb seal järjekorras mingisugune aeg. Ja siis ta peab ootama, et kõik need inimesed jõuaksid seal järjekorras ilusti ära oldud, ta peab seal järjekorras ootama, et järg tuleks temani ja siis ta saab alles seal sööma hakata neid snäkke. Ja iga snäki söömiseks läheb 2 minutit, mis siin on, seda peab sisse lugema ka sellest sisendist, ehk siis siin on lennuni nii palju aega ja terminal on nii kaugel ja siis see number siin ütleb, et mitu inimest järjekorras ootab, aga kui ma neid hakkasin sisse lugema, siis ma mõtlesin, et seda numbrit ei ole tegelikult vaja, sellepärast et siin on lihtsalt list. Ja et mul oli selline huvitav küsimus, et okei, kui siin on number, siis järelikult peab seda numbrit äkki vaja olema. Aga tegelikult teda ei olnud vaja. Et näiteks ütleme, et kui siin on number 3, aga siin listis oleks 5 inimest näiteks, siis see, et siin on 5 inimest, aga et me peame justkui kasutama ainult 3. Aga seda 3 ei olnud vaja sellepärast, et nii pikk kui see list on, me kasutame kõik numbrid nagunii ära. Et mis ma tegin? Ma tegin siis seda, et ma tegin seda eestikeelset programmeerimist selleks, et mul oleks hästi aru saada, et millega me töötame siin. Et kõik muutujad on seekord eesti keeles, sest erinevad eestikeelsed muutujad olid ette antud, muidu ma tavaliselt kirjutan inglise keeles. Ja ehk siis mis ma tegin? Ma võtsin kõik need numbrid ja konverteerisin nad täisarvudeks, aga siis see inimeste ajad kokku, ehk siis ma lihtsalt võtsin kõik need numbrid siit ja kasutasin mappi selle listi peal. Ehk siis ma splittisin tühiku pealt, siis ma kasutasin mappi selle peal intiga, ehk siis kõik need numbrid seal listis täisarvuks konverteerida ning siis ma sum'i funktsiooniga sain nad kõik kokku liidetud üheks ajaks. Ning peale seda oli lihtsalt arvutamine, et vaatame palju aega kokku on, ehk siis aega lennuni, miinus mitme minuti kaugusel on terminal. Ja siis me lahutame sellest, et kui palju aega järel on, lahutame sellest kõigi inimeste ajad kokku, mis me siit kokku liitsime. Ja siis ma igaks juhuks prindin veel välja ning siis saab see aeg, mis meil on kõigi nende snäkkide söömiseks, siis me jagame selle aja ühe snäki söömise ajaga. Ning sealt tuleb mingisugune komaga vastus, aga siis me sisestamegi lihtsalt ilma selle koma kohata sellepärast, et siin on arvuta, mitu snäkki jõuab Lennart ära süüa ja arvesta, et Lennartile ei meeldi toitu raisata ja ta ei söö ühtegi snäkki poolikult. Ja huvitav küsimus oli see, et tegelikult alguses ma läksin sellega alt, et siin on mitu minutit aega on lennuni on esimene number, teine number ütleb, et mitme minuti kaugusel on terminal. Ma mõtlesin, et ma alguses teen nii-öelda siin näites, et aega on 60 minutit pluss 5 minutit. Nagu näiteks ma teen seda ja aega lennuni on, aega kokku on siis aega lennuni pluss, mul oli siin pluss alguses ja siis ma ei saanud eriti aru, et miks mul vale vastus tuli, ütleme, et testiga. Et kui me teeme selle testiga, siis tuleb 27,5, kui õige vastus on 22. Sest ma arvasin, et see aeg, kui Lennart kõnnib terminali poole, ta jõuab sellel ajal ka ju süüa. Ehk siis ta ostab lihtsalt paar snäki rohkem ja siis see aeg on see, kui ta ka sööb. Inimesed ikka lennujaamas ju. Neil on kiire vahel ja siis nad söövad jooksu pealt ka, mis olen näinud küll varem.
aga tegelikult siin otseselt ei ole mainitud seda, aga see lihtsalt tuleb välja, et Lennartil see 5 minutit, mis ta läheb sinna terminali poole, et see ei ole tegelikult see aeg, mida ta saab kasutada ka söömiseks. Nii et tegelikult me ei tohi teha pluss, vaid me teeme siin miinus ja kui me teeme selle miinuse, et see terminali aeg ei ole justkui söömiseks, siis sul on 22. Et see oli selline, ma ütleks, et jälle samamoodi nagu eilsel, ehk siis 3. päeval, et sellest ülesande juhendist ei olnud jälle nagu konkreetselt ära öeldud, et terminali poole kõndimisel ei ole võimalik ka süüa. Et see natukene on tüütu minu meelest, aga sain hakkama endiselt. Nii et jah, selline oli tänane päev ja homseni!